Nii, tänu isa, me täname ja kiidame, issand Jeesus, et sina oled siin meiega, issand, võta üle, issand suu, issand, ma palun tulist sütte endale huulte peale, issand, et kõik, mis ma räägin sinu vaimust, issand, ja ma palun, et kõik, mis ei ole sinu vaimust, läks ühest korrast teisest välja, las tallutab see, mis on sinu vaimust, las see talletub, issand, südamesse, kasvatab head vilja, isa, ma palun seda kõike Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Nii, esimene kord ma siis rääkisin seal vol 1, et kui ma jõudsin selle risti alla, jõudsin sinna, tegelikult jõudsin patuse palveni ja siis ma sain kirjakoha järgi tegelikult, ma tahangi öelda, et patuse palve ei ole asjade lõpptulemus, vaid see on hoopis asjade algus. Tegelikult patuse palve on see, et su jalad kinnitatakse kalju peale ja kinnitatakse sammud su jalad, tõsteti õudusaugust välja ja kinnitati kalju peale ja sammud pandi ka kehtima. Ja siis see üks kirjakoht, mis ma hiljem leidsin, et selle kohta, et mis see siis oli, et mul oli nii hea olla, et kas ma sain siis patust lahti, et kõik ei pidanud, lihtsalt ütlesin, annaks patud. Tegelikult kirjakoht, mis sellega patuse palvega nagu kõige rohkem kokku sobib, on see, et tulge ja vaadake ja maitske, et mina olen hea. Vot seda ma sain. Ma sain maitsta, et tõesti Jumal on hea. Ja siis ma pidin hakkama ju kõndima seda teed, nagu palveränduri teekonnas, kes me oleme vaadanud neid palveränduri teekonna puntikaid ja asju ja ka seda raamatut lugenud. Et siis hakkab teekond pihta, siis peab piibel lahti minema, siis sa saad patu tundmise ja siis hakkad alles asju maha panema. Ja minul oli siis niimoodi, et mul ei olnud õpetajat, raske on see, kui ei ole õpetajat nagu kõrval, kes juhib sind kuskile natukenegi. Aga ma olen sellega praegu, kui vaatan, et ma ikkagi otsisin nii palju Jumalat, et püha vaim hakkas mind ise juhtima õigetesse kohtadesse. Ja siis oligi, et 2008 või ma ei tea, mis see oli, siis mind seal Luteri kirikus ristiti ära ja mul noorem tütar ka, vedasin temaga igaks juhuks kohe kähku ristima. Ja siis mul elu läks Soome minema. Läksin Soome edasi. Ja mul ei kukkunud ära see kohe, et kõik õlle joomised ja asjad, mul ei kukkunud ära seal midagi. Ropsuu ja kõik jäi alles. Aga Soomes juhtus niimoodi, et me ehitasime ühel moslemitel ehitasime maja vennaga. Ja ma olin seal tööl, ütleme Egiptuses tööori, ütleme 12 tundi tööpäevas, sõime kõhu täis kohe tööle, ütleme hävingulinn, täielik orjus, tööorjus ja seal meil korterit ei olnud, siis magasime seal penoplastide peal ja seal majas sees, seal ehitamiskäigus majas seal sees magasime seal ja oli õnneks mitte sügav talv, aknaid ees ei olnud, et oli nagu, penoplast on ise ka soe ja süda oli ka soe. Ja siis ühel hetkel, ükskord hakkas pihta selline asi, et ühel öösel hakkasid aktiveeruma kõik teemonid, kes mul seal sees olid. See oli metsik kogemus. Mul oli meie isa palve peas, mul muud midagi ei olnud seal. Ja siis meie isa palve keerati mulle teemonid, 3 teemonit oli mul ees seal, keerasid mulle selle rüveduseks. Iga sõna, vaata, mingi isa, kes saad taevas, keerasid kõik rüveduseks, kõik palved ja ma ütlesin meie isa palve välja ja need elukad keerasid mulle selle rüveduseks ja siis nagu esitasid seal edasi seda palvet. Ja ma ei olnud sellega üks asjaga kunagi kokku puutunud ja ma mõtlesin, ma olen peast sodi, et ma olen hulluks läinud kergelt. Ja need elukaid oli seal nii palju, et seal isegi puhur mängis mulle mingisugused, meil oli puhur ka seal, see puhur puhus mingisugust viisi seal, mingid väga roppu viisi ja ma mõtlesin, täiesti hullumäe.
täitsa, noh, ma vaatasin, et nii sooda kui olla sai, siis ma vahepeal ärkasin üles, ma ütlesin, et ma ei saa enam magama minna, et natuke seal tuiasin ringi seal, läksin uuesti magama, nii kui jälle pea sinna panin, elukad tulid jälle mulle ette sinna, need 3 elukat ja jälle hakkasid seal tegelema igasuguste rõvedustega. Ja siis ma vist kuidagi südame süütsin appi issanda nime seal, ma ütlesin Jeesus, nad keeravad kõik rõveduks, Jeesus! Ja ütlesin, et äratsin Karoliga üles ja Karol mis lõugatsin. Ütlesin, ma ei saa siin olla, aga nii kui ma Jeesust hüüdsin, me peame Jeesust appi hüüdma. Kohe tuli. Ja tead, kui ta tuli, kui ma Jeesust appi hüüdsin, ta tuli kohe ja siis käis selline madin käis seal, et ma nägin, et neid võetakse kinni, see oli tohutu sõda, et neid võetakse kinni, viiakse kottidega minema ja ma nimesi ka ei pannud midagi tähele ja viidi kottidega, suurte kottidega neid elukaid minema minu juurest. Need 3 võeti ka kinni, viidi minema ja mina lihtsalt vaatasin, mis siin toimub, sest ma ei olnud sellega asja üldselt kursis. Et minu arust oli see nii imelik. Ei tean ma seda, et inimeste sees teemonid on, ei tean ma mitte midagi. Aga nüüd ma tean ja mis see kõik toimus. Minu seest lihtsalt koristati ja pühiti ja see sama kirjakoht, et kui pühavaim tuleb, see on see Matteuse evangeeliumis, et tuleb, siis ta pühib ja ehib koja ja need teemonid lähevad välja ja otsivad hingamist ja siis nad lähevad ära ja siis ja ei leia hingamist, siis lähevad tagasi vaata sisse ja leiavad, et koda on puhas. Minuga juhtus samamoodi, koda tehti puhtaks ja mul tehti nii puhtaks, et see ehiti niimoodi ära, et ma järgmine päev, kui ma kõndisin, kui need moslemid tulid ka sinna tööle, siis mina ei tundnud, aga nemad nägid, et minuga on mingi sära kaasas. Vend ütles mulle, et ma pole paremat venda elu sees näinud ja roppud, sunnitud suu oli eemaldatud roppudest, värgid, mitte mingisugust roppust ei olnud, siis ma õppisin uuesti kõnelema, sellepärast, et mul oli väga ropp suu ja mul olid vahed sees, kui ma rääkisin, siis ma pidin piip, vaata, aga siis olid nagu tühimikud olid vahel ja ma pidin uuesti õppima rääkima, siis hästi rahulikult rääkisin. Mul juhtus niimoodi, et peale selle, et mu suu puhastati ära ja Jeesus oli säramas niimoodi, et tõesti inimesed küsisid, et ma pidin andma, ma ütlesin, Jeesus tegi ja moslemid ütlesid ka, et mis asi, sa oled absoluutselt teistsugune inimene. Mul võeti hääl ka ära, mul oli niisugune käheda määl, ju siis teemon oli hääles seal ja siis need inimesed, kellega me seal läbi käisime, siis nad ütlesid, et kuule, sa räägid nagu teismeline. Põhimõtteliselt hääle murre tehti ka, et hääl läks ka minema ja uus hääl tagasi ja täielikult rääkisin nagu väike mingi 14-aastane poisikene seal siukse hästi peelikese häälega. Ma ise ka, ma mäletan, et kui mõtlesin, mis hääl, see on siukse tatnina hääl, aga see elukas läks häälest minema. Nendest, nad olid isegi hääles sees ja igal pool ja siis niimoodi sain ma siis olla seal ja särada seal issanda armust. Ma just sellel ajal ostsin piibli ka endale, et mul oli piibel kõik olemas, see kaantega piibel, et piibel oli olemas, sellega ma käisin siis igal pool nagu piibel kaasas, nagu see, et ei jäbenenud, et piibel on, aga lahti võtsin siis, piibel lahti ei olnud, kaasas oli piibel just, aga lahti ei olnud ja piibel kaisus ja magasin peal ja kogu aeg, piibel oli igal pool kaasas. Ja siis oli niimoodi 3 kuud sain olla puhas, 3 kuud. Ja oleks olnud sõna lahti, vaata, oleks saanud seal uksed kinni panna, aga vaata, see piibel, Jumala sõna ütleb, et nad lähevad välja, mitte ei aetud välja, vaid läksid ise, läksid püha vaimajas välja ja läksid hingamist otsima. Ja kurat kasutab seda ära. Meil oli just hiljuti siin üks asi, et üks mees võttis Jeesuse vastu. Järgmine päev juba helistas kurat, et tule välja. Vaata. Et koheselt juba ja mul oli samamoodi. Kuule, mees läheb käest ära, saatke välja leegkond. Mul oli täpselt samamoodi. Saadeti välja mu sõber. Nüüd on vaja minna Marguse juurde ja talle õlut viima. Ja tuli sinna Saksa õluga 3 kasti õlut ja
ütlesin, ma tohin sulle õlut. No, ma ütlesin, ma ei joo enam õlut. Sa joo või nalja teed või? Saunas ju joovad. Sa oled Soomes mees. Mõtle natuke. Et see, mis sa teed seal saunas? Et sa oled ju, ma ütlesin, ma olen kristlane, ma enam ei joo, ma tõesti enam ei joo. No, mul ei ole vaja. Siis ütles, et kuule, üks õlu ei tee sulle mitte midagi. Üks õlu. Kui sa veel kristlane oled, siis eriti veel ei tee. Siuksed kavalad, ma ütlen, ja ma lihtsalt hoiatan, et need inimesed, kes päästepalvel teevad, nad on suures jamas, kui nad endale sõna sisse ei loe. Mina olin seal suures jamas ja siis mõtlesin ja rääkiski ära, et mis see üks õlu ikka teeb. Lammutasingi selle ühe õlu kinni, mõtlesin täitsa hea maiguga ja siis ütlesin, okei, jäta siis kastid siia ja no ma ütlesin, et ei tee midagi. Ja läkski minema. Ja nii, kui ma selle sisse seal ühe ainsa õlle lammutasin, kukkusin ma tänu selle ühele õllele 2,5 aastaks kuskil absoluutsesse ränka teemonite küüsi ja tulidki 7 korda hullemad mulle tagasi. Tuli mul sisse ja siis mul oli metsik elu. Ma toon mõned seigad. Meil ei olnud siis ka seda kirikut, kus nagu käia, me otsisime kirikut, aga et me peame ikka kirikus ka Karoli käima ja siis me leidsime Turkus lõpuks Nelipühi koguduse Turku Helluntais Eurakunta ja läksime sinna kogudusse, hakkasime seal käima ja kogu selle 2,5 aasta välke me saime läksime teise tööle olid sellised teemonikud nähud, et 7 kurjemat tuleb sisse, vaata. Mul nii kurja ennem ei olnud. Üks oli nii kuri, et olin seal Soomes magasin ja kuulen, et keegi nutab minu ema häälega. Nutab seal ja siis ma teen silmad lahti ja vaatan suur 2,6 meetrine laeni oli ta, see oli 2,6 meetrised laed. Ta oli laeni teemon, suitsev, inimese kuju suitses nagu toss. Liikus niimoodi, siis suitses vaata niimoodi. Ja alguses kükitas ja siis tõusis püsti ja siis mu ema häälega. Nad teevad kõiki hääle nii professionaalselt järgi. Näiteks kui kristlase sees on teemon. Ta räägib sinu enda häälega ju. Ilusti, rahulikult. Sa lihtsalt pärast aru ei saa. Kui enne pärast lindistad, mis juttu ajad, siis vaata, teemon rääkis. Ja ta teevad kõik ilusti hääldi ja siis ta oli seal ja ma ütlesin, mis asja siin on. Mul ei olnud jälle ainult mingi isa palvetasin seda seal. Ja siis see teemon tõusis nagu sealt püsti ja siis läks lae alla nii pidi, nagu mina magan seal maas. Tema läks lae alla nii horisontaalselt. Ma mõtlesin, mis nüüd siin toimuma hakkab. Ja siis hakkas vaikselt laskuma üle laest allapoole. Ja laskus ja laskus mulle ja ma ütlesin, et ta tuleb ju sisse. Ma ütlesin, et Jeesus tuleb sisse. Ja meie isa palvet ja ma ütlesin, et tuleb sisse. Ja tuligi mulle kehasse sisse. Ja ma ütlesin, mis nüüd saab? Nüüd on ta sees, tead. Ma vaatasin, midagi liigu, äkki siis on rahulikult seal sees. Ja siis, kui ta seal sees oli, siis ma proovisin magama jääda. Ja siis öösel, kui magasin oma arvestulest, siis ma tundsin, et ma ei vaja enam hapnikku. Huvitav, et kuidagi hapnikku enam ei olegi vaja, hingata ei olegi vaja, et huvitav, kas ma olen surnud või mis asi on. Ja tegin siis silmad lahti, et mis muga on. Mu oma käsi kägistas mind. Kägistas täielikult. Teise käega tõmbasin kätte ära siit ja kägistas mind ja niimoodi. Ma olin kabu hirmus seal, ma ütlesin, mis asja siin toimub. Et nüüd on ta seal sees ja võtab mu keha üle, et ma olen seestunud seal. Ja mul ei ole mitte mingit relvi, ma ei saa mitte midagi, meie isa palvega ei aidanud midagi. Ja siis ma ütlesin, okei, et ma proovin uuesti magama jääda, sellest, et homme järgmine päev oli tööpäev. Ja proovisin uuesti magama peale. Ja äkki käib pauk, igavene suur latakas. Mu oma käsi lõi mulle vastu hambaid. Ja sellise pauguga, et hambad värisesid suust, siis lõid teise käega. Nii et ma sain ise peksin ennast, täitsa hullu maja. Et ei ole nalja, kui tõde ei ole.
sain peksa seal siis öösel, siis ma proovisin niimoodi, et ärkasin ülesse, siis panin omal käed selja taha niimoodi kinni ja istusin sinna peale, vaata, et äkki ei saa kätte. Et siis vaatasin, nüüd on rahu majas natuke nüüd. Juba poisk oli paistes juba seal. Ja nii kui silma natukene kinni panin, tõmbas käe ära ja lataki pani veel suurema paugu. Niimoodi siis öö läbi siis kolkis mind seal, kuni Koiduni välja, huvitav, et siis kui valgeks väljast läks, siis ta läks minema. Ja siis hommikul üles tõusin, siis oli mul sinikad silma all. Siis see boss, kelle juures me tööl olime seal, see ütles, et näed, vennad peksid öösel üksteisid. Ma ei saanud öelda, et ma sain teemade käest peksa, siis ta oleks arsti seal kutsunud. Ma mõtlesin, vennad peksid, Karol nüüd peksis. Karol oli nii teadja küll, et ma ütlesin Karoli, et teemaite käest sain seal, selle meie käest, kes seal oli. Ja siis see on sellised seigud, see ei olnud veel seal kõik, seal oli igasuguseid hirmutusi ja asju ja ühel hetkel siis, kui ma selle Jumala sõna nagu sain lahti, ma sain selle mitte niimoodi kohe lahti, vaid me võtsisime selle kiriku üles ja hakkasime seal käima, hakkasime seal palletamas käima, hakkasin seal kogu palletamas, et nendest teemuitest lahti saada ja nemad seal muidugi kõitsid õlguse, et uksed on lahti, et mehel on uksed lahti lihtsalt ja mina ei tea, mis uksed siin lahti on. Ma ei teadnud isegi, mis see uks on, südamele uksed, midagi ei teadnud. Ma ütlesin, pange siis kinni ja kui uks lahti on. Ja sa ei saa niimoodi, et me ei pane siin midagi kinni, me peame ise siin kinni panema. Ja see oli nagu minule ulmena, mina ei teadnud, mina teadsin seda, et ma saan kellegi käeks peksa, kes ei ole sellest loodust. Ja siis juhtus niimoodi, et ma tahtsin kähku ristida, siis meid ristiti seal ära vee alla uuesti, seepärast ma hakkasin juba aru saama, et vend ütles ka, et ei, see 3 tilka siin ongi võib-olla sellepärast, et sul on tead siin nii vähe tilkasi pead, et kähku sinna vee alla. Siis ristisin seal vee all ära ja siis oli 4 pühi, siis ma sain 4 pühil pühavaimuga ristitud. Siis hakkas juba asi juba paremaks minema. Siis ma sain nagu pärast pühavaimuga ristimist hakkas mu elu, nagu ma sain nagu selles mõttes tagantjärgi ütlen, ma sain väe nendele astuda peale, sest enne mul ei olnud sellist väge ja ta hakkas mind, Jumala vaim sai hakata mind õpetama. Seal tegi mulle, ma juba ühes kohast ütlen, et Jumal tegi mulle 3, see oli 4 pühi päev, kui ristiti, siis ma pärisin nagu Aava leht seal ja püha vaim tuli mulle peale niimoodi, et ma mõtlesin, ma suren maha, ma pidin ütlema, et siit ma tulen issand, et olin nõus oma elust loobuma, siis lasid nad käed lahti ja siis jooksin kirikust välja ja siis püha vaim rääkis muga ainult 3 asja, 3 asja ütles ja sellega ma sain absoluutselt selgeks, kes on Jumal. Ütles, et ma võin päikse nagu nupust kinni vajutada ja et kõik ehitisid on minu tehtud ja kõik, mis on kõver, on ka minu tehtud. Ja sellest piisas mulle, et ma sain nagu absoluutse pildi, et kõik on kokku võetud temas. Et kui Jeesus kõnnib, siis terve universum liigub koos temaga. Ta on alfa ja omega. Ma sain väga sellest, kes on Jumal. Ja siis ma sain nagu temaga rääkima. Aga ta ei vabastanud mind niimoodi, et nüüd järgmine päev kohe vabaks. Et siis hakkas alles õpetus pihta. Mind lasti ühesõnaga need teemoitel ikkagi piinata. Üks kõige hullem piin, mis mul oli meil kõhupiin. Siis ma olin näost valge, mul oli kõht oli niimoodi, et mul oli keegi kõhus sees elukas. Ja see kraapis mul pistoolikaid ja ammustas seal. Mul oli nii valus ja mul vend ütles, et kuule, nüüd peab vist küll kiirabisse helistama, et siin on seal näost juba nii ära. Et ma ütlesin, et ei, ära helista. Mul vend ütles, et kas hull peast, et sa võib-olla hommikul maha kärvanud juba, et see ei ole, ja mina ütlesin ära ikka helista, et ma loodan ikkagi issanda peale. Ja siis ma olin seal kõveras seal öösel ja see oli metsik valu. Ja siis ma sain esimest korda Jumala käest sellise nagu, muidugi, kui ma püha vaimuga ära ristiti, siis mul tuli tohutu tänumeel. Tänu Jeesus, kiitus Jeesus, igal pool, ainult tänu Jeesus. Ja siis mul tuli pühast vaimust tänu ja kiitus, et
hakkasin nagu kiitma, et minu vaev ei ole siin midagi. Ütlesin, et Jeesus, sina said siin veel kõvema, siin löödi kõhtu seal ja see tõmmati nahk maha ja liha maha kõhust, et see, mis sina tundsid, see valu oli poole suurem. Et mina siin praegu tõesti, mul on väga valus, aga sinu valu oli suurem. Nii, kui ma selle ära kiitsin, et Jeesusel oli suurem, plaksti valukanu kõhust läinud. Selle ma jätsin kohe endale meelde, et kui mingi valu tuleb, hakkan kiitma hoopis, et Jeesusel oli valus. Ja niimoodi ma olen mitu korda saanud hädadest lahti, et oma vaevast kiidan hoopis teda, et tema sai rohkem. Ja metsikud, järjest igasugused metsikud, teemonite piinamised olid näiteks ütleme paanikaga ja igasuguse hirmuga on selline, et olin seal jälle voodis öösel magasin ja see äkki vaatan, et keegi hoiab mult ümber kaisu võtab, kaisutab seal niimoodi, et mõtlesin, armas naine, et seal võtab kaitsud ja ma olen Soomes vaata ja mõtlesingi, et naine on nüüd sealt, tänu Jeesus, et tuli külla. Siis äkki mõtled, kuule, kuidas ta külla sai tulla. Et siin on ju praegu, ma tean, et ta on ju Eestis, et kuidas ta siis niimoodi libises siia külla praegu ja hoiab mult ümber kinni. Plaksti võin öölambi põlema, vaatan, keegi on teki all. Ja siis vaatan, mis asja, kes mind praegu kaisutab. Ja siis tekk läks nulli tagasi. Tõmbasin teki ära, mitte kedagi ei ole. No siis ma olin kõik karvad turris, ma ütlesin, mis asja küll, nüüd ma magan siin teemoite ühes kaisus. Ja siis ma ei julgenud enam seda lampi üldse kinni pannagi. Siis magasin, lambid põlesid, halogeenid põlesid kõik, et kartsin igasugust pimedust, sellest ma võtsin elukad kohe, nii kui kuskilt tule kinni panid, nii nad kohal olid seal. Ja siis oli, need oli kogu aeg, ma ütlesin 2,5 aastat, igasugused, niipidi naabi, need olid kõige hullemad minu arust need elamused, siis kui peksa sain ja siis kui valudega erinevatega ja siis kui seal teki all ja igased asju liigutasid seal, see oli kõige vastikum. Ja siis üks kord, kui ma seal olin oma aastuses, mul juhtus see raamat kätte, mitte juhtus, vaid Jumala vaim juhatas selle raamatu mulle kätte, ma soovitan igal ööl. Nad ajad välja kurja vaime, see oli mul esimene raamat, ma sain sealt nii palju, ma hakkasin seda ahnelt lugema, ma sain sealt aru, et ma ei ole ilma relvadeta, ma sain aru, et mul on relvad ja ma sain aru, et ma olen sõdalane ja ma sain aru, et ma olen nende peal. Ma olin lihtsalt Oosea raamatusse 4. peatüki, et rahvas hukkub tarkuse puudusel. Ma oleks hukkunud tarkuse puudusel, sest mul ei olnud tarkust. Ja siis oli üks õhtu oli niimoodi, et tahan nagu piiblit lugeda, kuidagi jänu tuli piibli lugemise järgi ja loen sealt ja midagi aru ei saa. Mõtlesin, okei, kui ei saa ja piibel on ikka püha raamat ja kaisus ja siis Jumala vaim küsis, et miks sa minu käest ei palu, et ma avaks sulle selle. Ma ütlesin, kas nii lihtne see ongi? Ma ütlesin, kallis püha vaim, Jeesuse nimel, palun ava mulle oma sõna. Ja siis tegin piibli lahti, sõna sai lahti. Siis ma lugesin ahnelt seal kõik läbi kohe niimoodi, et igalt poolt, ma olin põhimõtteliselt esimene armastuse juures. Niimoodi hakkasin lugema ja ma sain kõikidest asjadest aru, kõik asjad läksid igalt poolt reemaks. Ja Jumal tahtis mulle lihtsalt avada, tahtis mulle näidata, piibel on tohutu, kui meil on piibel, siis see on tohutu rõõm ja õnn, seepärast, et paljudel pole. See on Jumala sõna, mis tuleb tegelikult ära süüa. Kui ma lippan nüüd seal mingit aastaid tagasi, siis oli mul oli üks, kuidas Jumal mind tõmbas mind niimoodi, et meil oli seal heinaküün oli ja seal oli heinaküünis oli vaja, ühesõnaga ma midagi sorkisin, seal oli vaja midagi seal otsida ja siis ma ühel hetkel nägin, et heinaküünis seal heinte peal oli piibel ja see rist oli seal säramas
läbi katuse näidati täpselt vastu risti ja rist tuli sealt seest välja ja siis ma vaatasin, mis asja, nii püha raamat. Võtsin ta, viisin tuppa ja kui ma tuppa viisin, siis ma olin üksinda toas, kui sealt piiblist tuli välja 3D-na rist, meil on siin kõik kohad riste täis, 3D-na rist läks püsti ja see piibel tuli sealt üles ja läks lehed lahti ja kõik terve tuba oli otsast lõpuni kuldseid tähti täis. Täielikult kuldseid tähti, kõik säras seal ja ma vaatasin, et see elab, iga täht elab. Ja ma olin seal jahbunud, kui ma vaatasin ja siis see moodustas sinna sõna, hüüa mind ja ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri salasi ja asju, mida sa ei tea. Ja mõtlen, et see oli mitu aastat ennem, kui Jumal tahtis juba avada, aga see avanemise hetk oli mitu aastat hiljem. Ja kui ta ütles, et andis mulle selle sõna, et miks sa mind ei palu. Ühesõnaga, siis läks mul sõna lahti. Ja siis olin ma selle õlle küüsis seal korralikult, õlle seal küüsis ikkagi, ma patude küüsis seal. Ja siis püha vaim, kui tema tuleb, siis ta toob meile patu kohta. Ja siis sa enam ei taha seda, mida sa tegid ja sa kahetsed. Ja ma vaatasin, et mina seal omast jõust sellest lahti ei saa seda õlut. Ja et siin on elukas. Ma teadsin, et see on elukas seal sees, teemon, kes mind käseb juua, surnuks juua. Siis ma läksin sinna Soomes, olime ühe teise koha peal, kus oli vähe rahvast seal. Ja seal vihma sadas, siis ma läksin haastuses õue ja kisasin seal täies kõristi Jeesus, tule appi, et võta mult see õlu ära. Et ma ei taha seda enam juua. Ja siis äkki keset vihma, kui ma seal põlil maas olin, siis mulle pandi nagu vihmavari sinna niimoodi. Jumal tuli oma tiiva sulgedega, ma olin seal kohe kuib ja siis Jumal andis mõista, et ma tulin su sõnade järgi, et kisendasid siin. Ja siis mul oli väga hea seal olla, siis ma ütlesin, et ma ei taha enam juua. Ja siis ma ei olnud selle vastusega üldse nagu rahul, mis Jumala vaim ütles, et sa tahad küll juua. Siis ma hakkasin ütlema, ma ei taha juua ja ütlesin, ei, sa tahad juua. Et ole ausa, tegelikult tahad juua ja siis ma ütlesin, ei, ma ei taha juua, ma muidu siin niisama lambist ei kisenda, et ma ju ei taha juua. Ja ta siis ütles, et kohe näed, et tahad. Ja siis ta tõmbas minu südame lahti. Vaimses maailmas on meil võimalus, Jumal võib meil südame lahti, me võime seal isegi oma südame ringi jalutada. Ja seal oli külmkapp ja külmkapis oli õlupudel ja ma sain kohe aru, et ma tahan. Ma pidin tunnistama, et ma tahan juua, seepärast, et ma sain nagu, et Jumal näitas mulle tegelikult, et ma sisemast tahan juua. Ja siis ma ütlesin Jumalale juba õieti, püha vaimule. Ma ütlesin, et ma tahan juua, aga ma enam ei taha. Vot. Et mul on otsus tehtud, et ma enam ei taha juua, aga ma tegelikult tahan juua, aga ma ei taha seepärast, et see ei ole püha tegevus ja ma ei taha seda. Ja siis seda võeti kuulda, et ma ütlesin, et issand, tule appi. Ja abi tuleb erinevatel moodidel. Minul tuli niimoodi, et esimene abi, mis issanda käest kohe sain, alleluuja, oli näpud hakkasid mädanema. Sain õllepärmi, siukse vohava, et näpud, see küüned hakkasid otsast ära mädanema ja oli siukene, et nii kui ma õlut jõin, kõik mädanes. Vot, tänu kiitus issandale, sain sellise haiguse. Et seepärast, et mõned asjad peavad, kui muud moodi tulevad, siis tullakse siukeste pressidega tullakse kallale. Mul oli seda pressi vaja. Ma praegu tagantjärgi kiidan seda, et mina olin ju see, kes võttis õlut, mitte Jumal ei võtnud. Mina langesin tagasi, mina olen selles jamas süüdi. Mina vaatasin tagasi. Olin ühesõnaga rumal. Ja siis oli selline asi, et ühel hetkel jõin juba siis vähem ja vähem ja siis ühel hetkel oli selline asi, et mul vend ütles, et kuule meil siin Soomes ei kasva, et meil pool kotletist läheb nagu tahkest jutust läheb mööda, me ei saa sellest tahkest jutust aru, et meil on vaja kuskil ikkagi natuke rohkem paremini kasvada.
nii kui ta selle ära ütles, meid lasti töölt lahti, pidime ära Eestisse minema. Ja siis me tulime Eestisse ja ma olin 2 aastat olin ilma tööta. Selle 2 aasta jooksul Jumal kasvatas mind tohutuks, ma nimetan sõdalaseks. Ja terve 2 aastat kogu aeg käisin igal pool, kus Jeesus oli, seal ma kohal olin. Ma olin niivõrd jänuline. Ma vihkasin raamatuid, ma lugesin kõik raamatud, kus natuke uskugi oli, neelasin kõik alla ja siis lõpuks päädis sellega, ma käisin juba seal Tere Printsi raamatu nende palvetega juba inimesi seal vabastamas ja seal ööpalvetel sain siis väge juurde ja palusin aga juurde ja Jumal nagu kasvatas 2 aastat. Aga õluvärki ma jõin ikkagi, aga mitte enam nii palju, aga ikkagi nagu ära ei olnud võetud. Ja siis ühel hetkel tuli see aeg kätte, kus kohas oli see nagu ütleme viimane rünnak. Ma olin seal üleval 2. korrusel ja ma sain muidugi enne seda, kui see pauk käis, enne seda ma sain Soomes 2 aastat taga, enne kui see 2-aastase vältel Jumal rääkis mul kõik asjad ette ära, mina ei osanud seda tõlgendada. Ma sain avatud nägemuse, ma olin seal Soomes, kus ma seal, see kaisutas teemon mind seal olin, nägin sükest nägemust, et mul oli vend, ma olin üleval korrusel ja seal oli ka nagu äär sükene ja nägin venda seal all, et toimetas seal köögis ja istusin seal voodi peal ja äkki kaovad kõik majaseinad ära. Majaseinad kaovad ära, hüüan vend, Karo, see kadus ka ära, kõik kadus ära, majaseinad, mina jäin üksinda ja majaseinte asemel tuli liiv, terve liiv ja ma vaatasin, nüüd ma olen kõrbes, silmad lahti vaatasin, täitsa kõrb seal ja ise istun voodi peal, Karol läinud, maja läinud, ma ütlesin, mis asja, nüüd olen, kus ma nüüd olen, põrgus või taevas või kus ma seal olen. Ja ma ei olnud kellegi käest kuulnud, et niimoodi nägemusi, niisugused avatud nägemused on. Katsusin endal, ammustasin oma kätt, olemas täitsa hambajäljed. Ütlesin, okei, siis vaata, mis toimub. Ja siis ma nägin, et tuli sealt liiva seest, tuli valge kitliga vöötatud mees tuli. Ma näojooni ei näinud, ta säras. See oli kindlasti Jeesus. Sellest ma olin seal voodis ja värisesin seal. Ma lihtsalt pidin vaatama, mis seal toimub. Ja siis mind nagu suumiti sinna lähemale, silmad said suumida ja siis oli seal üks puu. Ja see puu oli hästi suur, tohutu suur puu. Ja selle lehtede asemel olid väiksed lapsed, nagu oleks täis mähkmed lastud täis mähked, nagu teemonlikud, moonutatud lapsed olid selle puu lehed. Ja siis Jeesus tuli selle puu juurde seal ja võttis niimoodi raksaki sellest puust kinni hästi suure käega ja tõmbas selle sealt niimoodi mullast välja, lataki. Ja siis oli ta seal käes ja siis ta vibutas niimoodi ja mul käis nina alt need läbi, et ma pidin näo ära tõmbama meest ja virutas selle üli kaugele. Ja siis mind suumiti nagu järgi, kuhu kohta ta viskas, seal oli kuristik, viskas selle puu sinna kuristikku ja seal käisid raksatuses, põleb, see oli põrgu seal, viskas selle sinna, seal käis nagu raksatusest, nagu puud raksatuses põlevad, vaata ahjus kuskil. Ja siis ma vaatasin rahulikult, mis edasi toimub, seepärast, et Jeesus jäi sinna seisma, vaatasin, et mis siin edasi toimub, siis sealt sellest kuristikust hakkas äkki midagi krõbisema ja sealt tuli välja üks juur, selle puu juur, nii pikk kuskil ja siis see puu juur elas seal niimoodi edasi-tagasi ja siis ta võttis selle puu juure kinni ja siis see lohises tal järgi ja läks sinna keset seda mingid maad seal, tõmbas jalaga augu sisse, viskas selle sinna sisse, selle juure ja jalaga kinni ja siis ta kätte ilmus kastekann veega, kastis seda veega ja sellest kasvas hästi-hästi ilus ja suur, hästi särav puu, kasvas sellest puust. Ja see oli nagu tšuke terav otsaga puu ja hästi särav, nagu keevitas
ma pidin lausa niimoodi vaatama seda puud. Ja siis ilmutus lõppes, müürid tulid tagasi, mööbel tuli tagasi, Karol tuli tuppa tagasi ja siis ma rääkisin selle igale poole, kellele ma igasuguste inimestele rääkisin, et rääkisin kõigile, et kes oskaks mulle selle ära seletada, mis asi see on. Ja siis ei osanud ei see ega teine ja kolmas. Lõpuks 2 aasta pärast seletas Peeter Püssim mulle ära. Ütles, et see puu oled sina, et sind Jumal kavatseb sind lõplikult puhtaks lüüa ja kahvatada sinust õige puu, et vana elu absoluutselt visatakse põrgusse põlema ja sinust tehakse absoluutselt uus loodu. Ma ütlesin, halleluuja. Nii ja siis oligi, kui lähen sealt edasi, kui ma olin seal majas, seal 2 aastat mööda sellest, siis oli see viimane lahing, mul oli päris korralik lahingu materjal kirjakohtadega, panin iga päev, kui teemaid tulid, panin kirjakohtadega ja võitlesin ja sõitlesin seal. Ja siis nad lendasid mulle kõik selga seal teisel korrusel. See oli umbes samasugune nagu seal moslemite juures, aga nüüd ma olin nagu sõjamees, aga nad tulid tõesti 7 korda hullema sõjaväega. Nad tulid niimoodi mulle seal kallale, lendasid, ropud sõnad lendasid mulle, ma nägin neid kõiki, nad lendasid läbi pea, siit sisse, läbi ajude, keele peale ja siis juba, et keel juba hakkas laperdama, et välja öelda roppuseid. Et kui keegi roppu sõna välja ütleb, et arvab, et sellega taevas saab, mitte iialgi ei saa roppu suuga inimene kristlane taevasse, mitte iialgi. Need teemonid tulevad sul ajudesse sisse, nad hüppavad sul keele pealt, keel teeb seda õhuga, loperdab see need teemonike sõnade välja, see on absoluutselt täielik teemonik asi. Mulle näidati terve see värk, kuidas nad tulevad, kes läbi ajude, mõtete lahinguväli, kus südames on mustus, südamest läbi suu välja lendasid seal. Ja siis ma ütlesin, et terve öö läbi materdasin kelle kirjakohaga, teise kirjakohaga, mul ei ole antud hirmu vaim, sain selle kirjakohaga, matistasin kogu aeg seal. Ja siis ma olin juba, vaatasin, et ma jään alla. Selleks siin ma ei võida seda sõda, sellepärast et oli puu püsti täis terve tuba. Ja ma ütlesin, siin ma ei võida. Ja siis ma hüüdsin seal, Jeesus, et ma ei suuda, nad tulevad ju sisse. Ma nägin, et nad tulevad, lendasid läbi ajude ja nad kavatsevad mulle sisse ja mind ära seestada. Ja siis ma ütlesin, kus sa oled? Ja Jeesus ütles, püha vaim ütles mulle, et ma olen siin. Siin? Ma ütlesin, et aita minna. Ja siis ta ütles mulle ainult ühe sõna, ainsa sõna. Valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud, ütle välja. Pani selle pommi reemaks. Nii kui ma selle välja ütlesin, käis plahvatus, reaalne plahvatus, need lendasid kõik minema, mitte midagi alles ei jäänud. Kogu see 10 000 või 20 000 teemonid seal toas lendasid kõik minema, nii et ja siis koit oli hommikul käes ja kukk kires ja ma olin puhas. Ja siis ma olin absoluutselt puhas ja mulle öeldi, et ma pean oma templit hoidma puhtama. Ja sellest on juba aega 10 aastat või ma ei tea palju tagasi. Mul on aastatega ja nende kuupäevadega nii nagu on, et ma ei tea, aga päris kõvasti on aega tagasi ja ei ole siiamaani mul neid elukaid kuskil sisse. Ma istun nüüd tänu Jeesusele nende elukate peal ja Jeesus on mu jalgala tallanud. See ei tähenda, et rünnakuid ei ole. Rünnakud tulevad igasugused, need saadetakse ilusti tagasi. Et me läheme ikkagi usust usku ja aust ausse. Et see on nagu selles mõttes vol 2, et need asjad ei ole lihtsalt niimoodi, et sa tuled Jeesuse juurde ja teed päästepalve ära ja oledki otsaga taevas, ei ole. Seal tuleb sul sõjavarustus võtta, seal tuleb sul Jumala sõnas kasvada, seal tuleb sul patt hakata tunnistama, seepärast nende teemonitel, kes mu sees olid, nende kõik olid ju patud, iga patt tuli tunnistada ja patul on jalad all
ja järjest tunnistasid patte, et ma olin ka ega see õlu ei ole mingi, see oli kõige leebem patt. Igasugused vargused ja asjad ja andestamatused, kõik pidid ära lahendama. Andestamatuse seal teemonlikkudes asjades näidati, et kui sa oled kellegile andestamatu, siis sa oled kettipidi selle inimesega kinni. Sina lähed põrgusse ja see mees läheb ka ühesse samasse kambrisse igavesti, kellega sa seal oled andestamatuses. Andestamatus on kõige jubedama asja. Jumal näitas mulle, et need tuleb kiiresti ära klaarida. Need istuvad kettidega kinni. Sina vead teise inimesega põrgusse. Tegelikult lähed palud andeks, tema annab sulle andeks, siis ahelad lähevad katki. Muidu on nad põhimõtteliselt vaimses maailmas on suured ketid, nagu laevaketid, keegi teavad, siukse suurte lülidega on üksteise küljes inimesed kinni, nad vaellevad. Näidati neid asju ja et inimesed on näiteks ka nooli täis, kui keegi viskab mürgised sõnu seal kellegile otsa, siis oled sa tegelikult rästik on mürk, ühesõnaga saatanast, ja sa viskad neid, aga kui sa viskad neid inimese pihta, lihtsalt sajatad seal, siis vaimses maailmas on see nagu õmble ja nõelapati olete, tead, siukene, õmble ja nõelapadi on siukene, kus on nõelu täis. See inimene on sinu nendest sõnadest on seal otsast lõpuni neid nõelu täis. Ja seda saab jälle samamoodi tühistada. Seal on kadeduse nooled, seal on iga noole peale mingi, kadeduse on kõige hullem asi. Kõigest asjast, kadedus, kibedus. Need on kõige hullemad ja ülbus, uhkus, need asjad peale. Kõigil on nendel nooled küljes. Ja neid tuleb nagu, neid vaimses maailmas tuleb neid nooli nagu maha kista. Ja ainult Jumala sõnaga ja siis meelt parandada. Igast asjast meelt parandada. Näiteks abielu rikkumine, et äkki ma teen Jumalaga mingisugust koostööd, et äkki no ma proovisin niimoodi, et ütlesin issandale, et kuule, ma ei hakka see naisele ütlema, et palju ma teda seal pettunud olen, et issand, et lepime kokku, et ütlen mõned naised seal, et lepime kokku, et ja arvad, et me saame Jumala kokkuleppele. Ja ise siis Jumal ütles, et sa lähed põlvili palud andeks, mitte püsti, põlvili lähed palud andeks. Ma ei saanud ennem asu, ma ei saanud magada, mul kõik sees põles. Ma mõtlesin, et kui ma andeks ei palu, ma suren maha. Vot selline lõkke oli sees. Vot see on see asi, mis tegelikult kristlastel peab tulema. See patu vastu. Sa ei saa olla enne, kui sa asjad ära ajad. See sees peab sul nii põlema minema. Tegin siis kokkulepped, arvasin, et issand ütles kohe aamen ja et läksin paluma andeks. Palusin andeks ja siis ootasin, et naine vaatas mul otsa seal niimoodi, et okei, annan andeks. Mul oli kohe halleluuja, tänu Jeesus, et sa mind nüüd sain libedalt. Läks ööse magama, naine püha vaim näitas naisele kõik ette, kellega ma olen teda pettud. Isegi see, mis seljas riided olid. Mitte ühtegi salapattu ei jää sulle alles. Me oleme ülialasti, me oleme täielikult alasti Jumala ees, absoluutselt. Taavet näiteks oli seal, tahtis seal, Betsebat seal, vaatas seal, kiikas, patt tehti ära, saatis uurija veel surma. 2 korda proovis ja patt pimestas ta nii ära, ta hakkas sebima, arvas, et Jumal ei näe. Jumal näeb kõike seda asja nägi, mis seal oli. Ja kättemaks oli jube, ta enda poeg vägistas ta enda liignaisi. See on metsik. Seal ei olnud Jeesust kui lunastajat. Meil on praegu advokaat, kes me ei pea saama kättemakse nende asjade eest. Et põhimõtteliselt Jeesuse juurde, kui tullakse, siis oleks vaja inimestele rääkida nagu palverenduri teekonnas, et sa lähed selle koormaga, hakkad rohkem, mida rohkem sa piiblit loed, seda suuremaks sul see patt kasvab. Sa pead piibli lugemisega saad aru, et sa oled patune. See peab sulle selgeks saama ja siis sa enam ei saa sellega
sa ütled seal, ma ei saa enam sellega vedada, seda pattu ma ei saa, sa tahad selle maha panna. Et tegelikult on see asi niimoodi. Loed jälle sealt piiblist, et näed, sellised ei päri. Ja siis vaatad, et sul on, sa pead ennast kontrollima, vaatad, et sul on selline iseloom, mis ei päri. Ja siis peadki sellega nõustuma, et sellised ei päri. Näiteks lihaliku loomuse vaata, kõik, see on lihalik loomus. See ei ole mitte mingi vabandus, lihalik loomus on tegelikult teemonlik loomus, ehk vana loomus, see on teemonlik. Ja kui sealt loed Jumala sõna, et lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala tõenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma hoiatan, nagu varem olen hoiatanud, et need, kes midagi sellist teevad, ei päri Jumala riiki. See on nii selge kirjas, et kui sa siit leiad, et sa midagi siit teed, siis sa oled põrgu teel. Piibel ütleb seda. Ja asi on selles, et ma olen tähele pannud ja ma lugesin seal, kui reisil olin, lugesin üleval psalme ja Taaveti salme ja ma sain sealt väga palju head tera, et patt teeb sind pimedaks. Sa ei näegi, et sa oled põrgu teel. Kadetsed seal, sa absoluutselt kadetsed seal, kadeja inimene on põrgu teel. Sa ei ole enam taeva teel. Ja siis sa näed teist võid hakata teist vaatama. Näe, nagu Sapovaarov siin täna ütles, et meil kõigil on templis prussakad. Ja ütles niimoodi, mul ka. Ja siis ta ütles niimoodi, kui keegi teist ütleb, et teil ei ole, siis kähkusi ette palvetama. Niimoodi ütles. Kui keegi arvab, et tal ei ole mingid prussakad kuskil. Me oleme tegelikult kõik tuleme üleni prussakatega Jeesuse juurde ja kui me hakkame siit lugema, aga kui meil on patt on juba nii armsaks saanud, siis me ei loe välja, et meil on siin kadetsemist näiteks, või on siin lahknemised, et oleme mingid lahkmeeled, et koostame hästi suured lahkmeeled igal poole. Näed, põrgu teel oled. Tegelikult Jumala rahvas on need, kes otsivad ühendust. Nad vihkavad neid iseloomujooni, need on kuradi jooned. Igasugused lõhesi peame vihkama, igasugused isemeelsus, igasugused raevutsemisi, kiivuseid peame vihkama, nõidusi. Nõidus on tavaline lihategu, nõidus on oma tahte läbi saavutamine. Kui me siin hakkasime oma tahtest lahti ütlema, see tähendab seda, me ütlesime nõidusest lahti. Ja isemeelsus on nõiduse patt. See on see, kui me ütlesime, et täna paneme samamoodi. Ma ei usu, et see esimese osaga. Äkki olen mina kõige patusem. Mina ei saanud kohe lahti. Ma ütlesin 2,5 aastat peksiti mul seda asja veel. Aga ma ei jätnud enam järgi. Ja kui me täna ka palvetame uuesti, et issand, me ütleme oma tahtest lahti, siis me ütleme nõidusest lahti. See on nõidus. Ja oma õigusest. See on tegelikult on see nõidus. See ei ole niimoodi surra ja mingi vares õla peal. See ei ole see. Nõidus on näe siin selle Jumala laste sees olev asi. See on Jumala lastele kirjutatud. Ja see ta ütlebki, et kui sa oled Jeesus oma, siis sa hakkad seda lihalikku loomust risti lööma koos kirgede ja imudega. Ja sellepärast ongi meil püha vaimu vaja, kes püha vaim meid, koos püha vaimuga me lööme risti selle vana loomuse. Ja kuradil on väga see lõpu ajal, et tema ei tule nüüd suurte pikkade hammastega, ta tuleb sentemeni, nagu see Sapovaarov ütles, et nad tulevad ukse taha vale evangeeliumiga, igasuguse hüpermannaga ja tulevad, nad ei ole koledad, nad on fiksid, Jumala vaim näitas talle, nad on ülikonnas, smokinguga, nad tulevad, me tuleme heaga. Saad aru, nad tulevad sinna, näed, Jeesus maksis kõik ära, sul ei ole vaja midagi teha. Ei, ta ei näegi, et sa oled. Eile andsin seal koguduses kellegile pasunasse
ei, Jumal ei näe seda. Ja ei olegi hull valmis, kui usud seda jama. Tegelikult on Jumal näeb väga hästi. Ta näeb, et kas sul on armastust või ei ole armastust. Näed, vaimu vilijana armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, me peame ennast valitsema. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Näed, Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Et selles mõttes me peame sinnamaani jõudma, et prussakad välja ajada oma seest. Ja sellepärast ma ütlengi, et võivad igasugust juttu rääkida üks puhamiuksed õpetajad. Mul on hästi kahju, aga mind hulluks tembelda ei saa. Kristlase sees on teemonid. Rene, kas saab sind ära valetada, et ei ole? Vot. Ja. Kui nad välja ei ole aetud, siis on nad sees, nad ei lähe ise minema. Ja need on seal, istuvad sees südames, värgid, külmkapid ja asjad, kõik istuvad seal südames, kellel mõistuses, kellel südames. Südames on päris jama, tavaliselt istuvad seal lahinguväli ja mõistuses seal. Ja see, mida sul südames on, keele kaudu välja tuleb. Kui sa oled lahkmeeles kellegiga või tahad tülitseda, siis kus see sul tuleb südamest välja? Käest tuleb välja või ei tule, see tuleb siis keelest välja, sülitad kellegile. Keelest, aga mis Piibel ütleb, see tuleb sinu südamest keele peale ja siit läheb välja. Ja. Suu räägib, millest süda on tulvil. Ta ei ütle, et sul on natukene, ta räägib tulvil. Seda on seda, et see on täis juba, see ajab üle. Vaagen on täis seal, täis on karikas, on pilgeni täis seal, aga mitte jumala sõna, vaid mingit jama. Ja siis ajad üle ja siis läheb sul, sa puhked rääkima keelega ja siis sajatad seal teisi ja kõike. Et see on nüüd seesama see lihalik loomus, mis teeb. Sellest tuleb väga lahti saada. Ja näed, issand on armuline, näed, et ta ju, meile ju ütleb piiblis, et me ennem olitegi sellised. Ja nüüd olete tulnud Jeesuse juurde ja tahtnud puhtaks saada. Me peame saama puhtaks kõikidest asjadest. Ja sellepärast, nagu ma praegu ütlesin ka, et selleks on vaja seda reema sõna Jumala käest. On vaja öelda, et issand, hüüda teda appi ja öelda, et ma olen praegu jamade keskel. Mina nägin seda kogu pildiga, kogu videona, kõik see oli mul silme ees, mitte vaimses maailmas, kõik oli nagu lahti. Ja mõni ei näe seda, aga sa pead hüüdma seda selles olukorras, et sa näed, et need elukad on sinu sees või ajudes, kus seal on ja sa pead hüüdma appi Jeesus, et ma olen praegu sõjas ja ma praegu kaotan selle, kui see tuleb appi. Ja siis ta tuleb appi sulle. Tuleb kohe appi. Nii kui sa Jeesust hüüad, tuleb ta kohe appi. Mind taheti ühe korra ära uputada. Mul oli üks uks lahti, uputamise uks. Kisasin täies kõristi Jeesus. Need mehed, kes seal ära uputada tahtsid, need klammerdusid maa külge nagu postid. Nad ei julgenud enam ühtegi sõna öelda. Nad ütlesid, ära enam seda nime hüüa. Vaat, mis Jeesuse nimi teeb. Jeesuse nimi paneb absoluutselt kõik värisema. Kõik teemonid värisevad hirmust, kui sa hüüad. Ja ma mäletan siis, kui mul oli seal, kui need teemonid möllasid, üks kõige vastikum teemon, kes pidevalt mind ründas, oli luupainaja vaim, kui keegi teab. See on selline, mis võtab, halvab su ära, sa ei saa liigutada jalgu ega mitte midagi, sa oled halvatud, su mõtted, kõik silmad, sa näed kõike, aga sa ei saa mitte ühtegi kehaosa liigutada. Ja siis sealt, sellel vaimul on võimalik halvata ära ka su suu, et sa ei suudaks Jeesus öelda. Ma hüüdsin sealt, niimoodi hüüdsin, suusse ei saanud öelda lõppu. Ta ei lubanud seda öelda ja siis kui ma pressisin, et saaks öelda Jeesus ja siis kui ma Jeesus ära sain öelda, nii lendas minema. Ma olen mitme inimestega küsin, täpselt samasugused asjad on. Lihtsalt ja ta ei lase isegi seda suust, seepärast nad teavad, et nii kui sa Jeesus ütleb, neil käib pommi plahvatus seal vaimses maailmas. Igas olukorras võime hüüda.
Ja kas või näiteks selles, näiteks oled mingi vihkad venda või õde või oled seal mingisuguses oma seal tahtmes. Mine autosse, kisa Jeesus. Kohe on õhk puhas. Jeesus autos, mina kisasin Jeesust kogu aeg autos. Ja keegi ei teinud vastu tulev automus pilti, et näe, kisab seal. Ja. Kisasin täiesti risti Jeesus. Ja Jeesus tuli appi. Et selles mõttes soojalt paluks, et hüüdakse, issand on nendele kohe ligi need, kes appi hüüavad. Ja et sellised lood on ja 2:30 peab ka tulema, see on nagu imed, mis on issand elus teinud, väga palju imesi on ka teinud. Ma loen lõpuks siin Rooma 12:9 peatüki. Armastus, me peame armastust taotlema. Me täname Jumalat, et siin Jumal on ütlenud, et see on armastuse osadus. Ta tahab, et me armastaksime siiralt üksteist, agape armastusega, mis on teeniv armastus, ka filio, mis on venna armastus. Et see venna armastus on see, vaata, mis võib olla suur, Jeesus, mis võib olla suurem armastus, kui keegi annab elu venna eest. Vot, selline, et hüppad kuulile ette. Kui mu naist rünnatakse, mul on filio olemas, ma olen hüpanud talle ette. Aga aga kui on arg oled, siis sa jooksed minema. Argus on üks kõige hullem asi, sellega tuleb kiiresti ja tuleb ka öelda, Jumal, ma olen arg. Palun aita mulle, sa ei ole mulle andnud arguse vaimu. Palun, et ma seda arg ei oleks. Sa pead seda argusega ei tohi. Arg on esimeste hulgas, kes ei pääse. Arad ja uskmatud on teine. Arg on väga, mina olin arg, ma tean, mis argus on. Ei tohi arg olla. Ja ei tohi leppida ühegi argusega. Ja näed, armastus olgu siiras, kurjast hoidudes. Me peame ise hoiduma, kiinduge headest. Venna armastuses olgu üksteise vastu hellad, vastastikus austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu hinnuga. Me peame hinnugalt teenima. Mitte niimoodi, oi, saaks koju juba. See ei ole, siis sul ei ole üldse hindugi. Sellepärast, et tead, kui sa ei armasta venda, keda sa näed, siis sa ei suuda armastada Jumalat, keda sa pole näinud. Seepärast, et mina olen Jumala tempel, sina oled Jumala tempel, sina, kõik olete Jumala templid. Ja kui me näpuga ei näidata, ma näitan rusikaga, et me oleme Jumala templid ja kui me ei taha koos olla, siis me oleme ennast ära peetnud. Sest kui me ei taha koos olla Jumala, see me oleme ju templid, siin on templid on kokku saanud hoonesse, kõik oleme Jumala templid. Me peame tahtma kokku saada. Ja me peame, see ongi see kogudus, me peame kokku hakkama tahtma saada ja ootama lausa, millal jälle kokku saab. Seepärast, et muidu on see religioon, kui sa ei taha kokku saada. Ja seda, et nüüd, et keegi nüüd on nii ülipüha, et ühtegi pruusakat nagu selles mõttes ei ole, siis seda näevad kõik. Kõik. Sakari käiks siin praegu kuskil ringi on, siis kõik tervenevad, saad aru. Siis sa oled üleni valge, nii nagu need moslemid tulid ja ütlesid mulle, et kes see on ja mis sa teistsugune, et me ju teame, kuidas olid, et mis sa oled ja kes sa oled ja kellega sa nüüd kokku said. Ma ütlesin Jeesusega, see on ju meil seal Koraanis prohvet. Ja temaga saingi, No ma ei osanud midagi talle seletada, see on tõesti imelik. Niimoodi nagu vaatasid, mis assi see on ja mina olin omast arust tavaline. Aga näe, Jumala auhiilgus oli minu ümber seal. Ja selles mõttes 3 kuuks ainult. Me peame taotlema seda samad tagasi, seda asja, et Jumala vaim oleks meiega, meie ümber niimoodi, et teised näeksid, teised peavad andma, meie ise ei anna endale mitte ühtegi seda, et ma ise ennast nagu hindan. Ma olen täitsa puntsmeest, ei ole, keegi teine kuskilt peab tulema, eriti veel näiteks kas või budad või moslemid tulevad ja ütlevad, kuule sa seal sarad. Teised inimesed annavad meile selle hinnangu, et kas nad näevad siis meie sees Jeesust või ei näe.
aga kui ei ole Jeesust, siis on igasuguseid neid, mis ma lugesin jamas seal sees. Ja meie peame kohanema, tema peab kasvama. Ja näed, siis ongi, vaimult tulisena, olge rõõmsad lootused, vastupidavad viletsused, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. See on väga tähtis olla külalislahke. Kui ise ei ole külalislahke, siis ei ole meie vastu ka. Õnnistage oma tagakiusajad, õnnistage, ärge needke, kes tagakiusavad meid, neid tuleb õnnistada, mitte needa. Rõõmustage rõõmsatega ja nutke nutjatega. Vahepeal tuleb nutta. Kui keegi nutab mingi eneseoletsusest, siis ei nuta. Siis tuleb öelda, pühi oma pisar ära ja aitab küll. Aga kui keegi nutab, on lohutust vaja, kui on kurb, siis nutame kaasa. Olge omavahel üksteised. Ärge mõtkelge kõrgilt, vaid laske ennast tõmmata madalamat hulka, seda ma kuulsin Jumala häälega. Lase tõmmata ennast madalamat hulka, ära roni kuskile kõrgele. Ma toon su sealt muidu alla tagasi. Nii, ärge olge enda meelest targad. Vaata, meie enda meelest ei ole targad. Ma olen siin tark. Ei ole. Kui Jumalat meil ei ole, siis me oleme, Jumal on meie tarkus. Ärge tasuge kellegile kurja kurjaga. Näed, mitte kunagi ei tasuta kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimese silmis. Kõigi inimeste silmis. Kui võimalik nii palju, kui oleneb meist peab olema, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske kätte, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu pärast on kättemaks. Kui sa annad Jumala hooleks, Jumal maksab nii kätte väga hästi. Tema maksab kätte sinu eest. Anna tema kätte ja tema toimetab kõik hoopis paremini. Nii ütleb issand veel. Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui keegi vaenlane ütleb, et sõimab sul seal näo täis, ostad talle hoopis sooja saia. Toida teda, kui ta on janu, annad talle juua. Vot, ostad talle poest mingi Coca-Cola ka veel peal. Sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema peale. Ära lase kurja võitu saada enesüle, sina võida kuri ära heaga. Nii et see on meil väga hea sõna tänaseks, selleks lõpuks. Aga Sakari, sul oli ka raamat värki, tule räägi.